Eesti elanike arvamus riigikaitsest. Kevad 2023. Kaitsetahe. Kaitseministeeriumi tellitud avaliku arvamuse uuring näitab, et kaitsetahe on meie riigis püsivalt kõrge. 83% elanikest arvab, et Eesti peab rünnaku korral osutama relvastatud vastupanu. 64% on kallaletungi korral valmis ka ise riiki kaitsma. 2/3 inimestest on kaitsetegevuses valmis osalema erinevates rollides, sõjalises kaitsetegevuses abistavalt ning mittesõjalises kaitsetegevuses. Uuring kinnitab, et inimesed usaldavad jätkuvalt ka Eesti riigikaitseorganisatsioone. Nii Kaitsevägi kui ka Kaitseliit on ühed kõige usaldusväärsemad presidendi institutsiooni, Päästeameti ning Politsei- ja Piirivalveameti kõrval. Ligikaudu pooled elanikest toetavad riigikaitseõpetuse kohustuslikuks muutmist keskharidust andvate koolide õppekavas. Viimase 3 aasta jooksul on selle idee toetajate hulk kasvanud 13% võrra. Riigikaitsemudel. Eesti iseseisev kaitsevõime toetub elukutselistele kaitseväelastele ja ajateenistuse läbinud reservväelastele. 86% vastanutest peab kohustuslikku ajateenistust vajalikuks. Lisaks küsisime esmakordselt Eesti elanike arvamust reservväelaste toetuse kohta. Reservväelasi toetab 85% Eesti elanikest. Kaitsekulutuste tõstmist toetab 43% ja kulutuste säilimist samal tasemel 33% elanikkonnast. Eesti riigikaitse arendamisega on rahul ligikaudu 70% inimestest. Eesti inimeste suhtumine kaitseväega seotud tegevustesse on toetav. Kõige positiivsemalt on elanikud meelestatud reservväelaste õppekogunemistele kutsumise suhtes. Ka liitlaste lennuharjutustesse ja ülelendudesse Eesti õhuruumis suhtutakse toetavalt. Samuti kaitseväe tehnika liikumisse ning kaitseväe vormi kandmisse avalikes kohtades või üritustel. Oma elukoha läheduses toimuvatesse kaitseväeõppustesse suhtub toetavalt ligi 2/3 elanikkonnast. Harjutusalade laiendamist pooldab 55% Eesti elanikest. Seejuures on toetus harjutusalade laiendamisele tugevam Põhja-, Kesk- ja Lääne-Eestis ning kõige madalam Ida-Virumaal. Lõuna-Eestis on toetus 50%. Vabatahtlike kaitseliitlaste tegevust soosib 84% uuringus osalenutest. Nende kõige olulisem ülesanne on inimeste arvates 2023. aastal endiselt elanikkonna organiseeritud kaitseks ja ohuolukordadeks valmistumine, aga ka õnnetuste ja katastroofide korral päästetegevuses osalemine ning pidev valmisolek riiki sõja korral kaitsta. Julgeolekuohud. Maailma rahu ja turvalisust ohustavate julgeolekuriskide seast tõid Eesti elanikud sagedasti välja tuumarelvade kasutamise ohu, Venemaa sõja Ukrainas ning Venemaa katsed taastada oma võim naaberriikides. 2 peamist turvalisust ohustavat tegurit on Eesti elanike arvates valeuudiste levik ja riiklike süsteemide, asutuste, ettevõtete või elanike vastu suunatud küberrünnakud. Inimesed tajuvad ohtu ka mõnede välisriikide katsetes Eesti poliitikat või majandust mõjutada. Pea poolte arvates peitub julgeolekurisk samuti ideoloogiliste, rahvuslike või usuliste erimeelsuste pinnalt tekkivates kokkupõrgetes elanike rühmade vahel. Julgeolekutagatised. Eesti riigi julgeoleku peamine tagatis on Eesti inimeste hinnangul jätkuvalt kuulumine NATOsse. 3% arvates on samuti oluline liitlaste relvajõudude üksuste alaline viibimine Eestis ning veerandi hinnangul tagab riigi julgeoleku kohalike elanike endi kaitsetahe. Seega püsib NATO roll Eesti julgeoleku kindlustamisel väga olulisel kohal. Ligikaudu pool elanikest usub, et konflikti puhkedes osutab NATO meile otsest sõjalist abi. 3% usub, et NATO liikmesus sisuliselt välistab sõjalise rünnaku võimaluse. Liitlassuhted. Eesti elanikud suhtuvad NATO vägede kohalviibimisse väga positiivselt ning toetus on tõusvas trendis üha kasvanud. Eestis paiknevat NATO lahingugruppi peetakse professionaalseteks, võimekateks ja pühendunud sõduriteks, kel on head kavatsused ning kes on sõbralikud ja viisakad. Enam kui 2/3 elanikest usub, et NATO on astunud Eesti elu turvalisemaks muutvaid samme. Enam kui 60% elanikkonnast toetab Eesti osalemist sõjalistel operatsioonidel, mis annavad meie sõduritele vajaliku lahingukogemuse.
Seejuures on oluline, et Eesti panus välisoperatsioonidel tagab meie riigile võimaliku ohu korral NATO toetuse ning kaitseb kriisipiirkonna elanikke. Uuri lähemalt kaitseministeerium.ee